tere! Täna on siin Pärnu Noortetelevisiooni stuudios papadest ja mammadest tuntud väikelenna päris nimega Rebecca Kask. Tere! Tere! Kuidas sind siis tavaliselt kutsutakse? Kas sul on mõni hüüdnimi? Jaa, mind tavaliselt, mu sõbrad kutsuvad mind muidugi lühendnimega Pekka või Peks, aga no tavaliselt kutsutakse mind ikka Rebeccaks. Mis on sinu moto? Minu elu motoks on, milles on alati negatiivsed, on ka alati positiivsed, et alati ei ole kõik halb. Kas ja kui palju sa jälgid sotsiaalmeedias ja meedias enda kohta käivat? No ma ikkagi päris tihti üritan kursis olla, mis minu kohta räägitakse ja äkki on mingid soovi või tahetakse mingid eritellimusi või ükskõik mida, et ma alati ikkagi üritan mingi komplimentidele või asjadele ikka vastata. Sind teatakse enamasti kui papade ja mammade teleseriaali Väikese lennana. Kuidas sa papade ja mammade saatesse sattusid? See oli väga ootamatu lugu, et oligi niimoodi, et ma täitsin läbi castingu ja juba järgmine hommik tuli siis sõnum, et saatke video ja siis me tegime tutvustusvideo ja juba paari päeva pärast kutsuti meid Tallinnasse proovima, kus me siis tegime lühitseene ühe näitlejaga ja ma lihtsalt väga meeldisin neile ja sellepärast ma saingi. Siis läks väga hästi. Aga kui vana sa olid selle seriaali filmimise ajal? Ma alustasin, kui ma olin 8-aastane, teises klassist päris noorelt ikka. Ja kuna see kestis ka päris kaua, 3 aastat või nii, siis ma lõpetasin, kui ma olin 11. Päris noorelt siis ikka, jah. Aga kes oli siis sealt papadest ja mammadest su lemmiktegelane? No ütleme niimoodi, et mul ei olnud lemmikut tegelast, sellepärast et mulle meeldis absoluutselt kõik näitlejad, kes seal olid ja kõik tegelased, kes seal olid. Aga kui ma peaksin valima, siis kindlasti läheks see ikkagi nende loomade peale, kes seal taga mängisid. Et neid oli hästi toredad sõbralikud. Aga mis tunne oli siis esimest korda kaamera ette astuda? Kui ma esimest korda kaamera ette astusin, siis oli mul äkki väga siis täiskõhu tunne, sellepärast, et ma ei teadnud, et ma ei pidanud tegelikult nii palju sööma. Ma mõtlesin, et esimene tseen oligi see, kus me olime kõik laua taga ja sõime. Ja siis oligi see, et ma alati sõin. Isegi siis, kui ei olnud minu suund, ma alati sõin. Ja siis lõpuks mul oli lihtsalt nii paha. Väga ootamatu. Papade ja mammade seriaal oli väga lõbus. Kas sulle meenub äkki midagi toredat või naljakat, mis ka kaadri taga juhtus? Kaadriga juhtus väga palju asju. No kindlasti üks moment oli see, kus ma pidin hüppama aknast alla. Aga mul oli seljas selline pikk valge kampsun, kootud kampsun. Ja kui ma hüppasin, siis seal oli nagu vanamaja ja seal oli üks kruvi väljas. Ja siis ma jäin selle kruvi külge kinni, nii et ma põhimõtteliselt rippusin sealt aknast. Nagu ma ei jõudnud sealt välja hüpata. Tegijatel juhtub. No ikka. Kuidas sind koolis ja mujal pärast papade ja mammade esimese seriaali väljatulekut vastu võeti? Mind võeti vastu. Kindlasti oli see, et ma sain väga palju tähelepanu. Muidugi mulle 8-aastasele, mulle väga sobis see. Aga kindlasti oli ka see, et paljud hakkasid mind kutsumagi lennaks ja see muidugi väga ei morjendanud mind, mulle nagu tegelikult väga meeldis see, et nii tore, et vähemalt kõik teavad mind nüüd. Et ma sain väga palju tähelepanu alguses. Leidsime ka infootsingu käigus ühe artikli, milles kirjutati, et sulle algul üldse ei meeldinudki see tähelepanu, mille sa tänu sellele seriaalile said. See oli pigem, oli see lihtsalt ajakirjanduse kaanetekst, et tegelikult mulle kui 8-aastasele nagu keegi väga meeldis see, kuigi ma olin siis ka 8-aastane. Aga kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis võib-olla alati olla tuntud ei olegi nii hea. Kas seriaali võtted segasid kuidagi ka su koolis käimist?
Mul oli hästi palju kordi, kus ma pidin jätma oma koolitunnid vahele ja oligi päris see, et oligi, et esmaspäeval ja teisipäeval ja niimoodi päevade vahelt pidin käima. Aga mul olid väga head õpetajad, kes väga mõistsid ja olid väga nagu nõus sellega, et ütlesidki, et mine tee, et ole sina ise, et sellepärast oli mul hea, et ma ei pidanud väga muretsema selle pärast. Mis on sinu lemmikõppeaine koolis? Minu lemmikõppeaine? Ma arvan, et see oleks äkki kunst, sest et mulle meeldib väga joonistada. Kas sulle jäävad filmitekstid lihtsalt meelde? Filmitekstid jäävad mul, see oleneb filmitekstist, aga kindlasti, kui mul on vähe teksti, siis on hästi kerge meelde jätta. Aga kui mul on palju teksti ja mingid sõnumid, mida ma isegi nagu tänapäevast ei kasutaks, mida see tegelane võib-olla ütleks, siis on võib-olla tõesti mõtlen, et issand jumal, kuidas ma selle pähe jätan. Milline olid sina ennem ja pärast siis seriaali filmimisi? Võib-olla ma olin ennem natuke tagasihoidlikum. Peale seda filmi ja seda seriaali ma sain hästi palju nagu julgust ja nagu sükest, hakkasin oma arvamust rohkem avaldama ja olin rohkem enda ees seisev. Kes on näitlejates sinu eeskuju? Mul ei olegi väga eeskuju, aga kindlasti, kui ma peaks valima, oleks absoluutselt kõik need näitlejad, kellega ma olen senimaani koos töötanud. Millise kuulsa näitlejaga sa tahaksid veel siis koos näidelda? Millise kuulsa näitlejaga? Ma arvan, et ma oleksin vägagi nõus tegema tervet seda Papade ja Mammade seriaali uuesti. Millised on sinu eesmärgid näitlejana? Minu eesmärgid näitlejana oleks siis avaldada oma arvamust kindlasti ja näidata, et ka nagu nii noorelt võib ka saada näitlejaks ja et see on täiesti kõik on võimalik. Olla eeskujuks endast noortamalt. Kas sinust saab suurena näitleja või on sul mõni muu plaan? Mul on väga-väga palju huvialasid, millega ma tahaksin tegeleda. Aga muidugi, kui on võimalus, siis ma tahaksin ikkagi võib-olla vabakutseliseks näitlejaks jääda. Mis on sinu lemmiklaul? Minu lemmiklaul? Ma kuulan väga-väga palju välismaa laule, väga palju välismaa muusikat ja mul ei ole, ausalt öelda, et mul ei ole lemmiklaulu, sest et mul on neid nii palju. Ma pigem kuulan välismaa muusikat hästi, mis on Inglismaa omad ja nii edasi. Aga mis on sinu lemmik siis film või seriaal? Minu lemmikfilm või seriaal? Minu lemmikfilm võiks olla Avatar äkki või siis Kariibi mere püramiid, sest ma vaatasin seda kogu aeg väiksena alati. Kas ooper või räpp? Räpp. Kas jõulud või jaanipäev? Jaanipäev. Kas kass või koer? Kass. Mis on sinu lemmikkoht Pärnus? Mu lemmikkoht Pärnus peaks olema Matsirand. Aga mis on sinu lemmikkoht siis üleüldse maailmas? Üleüldse maailmas? Ma arvan, et üleüldse maailmas mu lemmikkoht oleks Eestimaa. Kas lähiajal on tulemas ka midagi uut teleekraanile või kinolinale? Jaa, lähiajal on tulemas üks film, üks väga-väga uus film. See on siis pigem noortele inimestele ja ma arvan, et kõik, kes vaatavad, on väga huvitatud. Siinkohal vaatame Tagurpidi torni treilerit. Sinna ei tohi minna. Mitte kellegile sellest ei räägi. Kristjan, palun ära tee. Laura, palun, sa pead mind aitama. Kas on jälle tee mingi mänge? Siin ei usu keegi. Tööstuskompleksi territooriumil lastel viibimine rangelt keelatud. See printsessi lost juba magab seal 100 aastat. Sellele jutale võiks midagi rasket pähe kippuda.
Lõpetage ära, see on lihtsalt üks külajutt. Me oleme nii profid. Ära turni seal. Ärge petke seda palli niimoodi ja kas te midagi normaalsemat ei oska teha või? Lisandra! Teda ei olnud kodus. Lapsed, kuulake sõna. Ta on pervert. See ei tohi siin enam olla. Sa ei tohi sellest kellelegi rääkida. Nii ja Margot. Ei võta siin muidu kaasa. Ega te enam selle Parementes mängimas ei käi? Ei käi. Äkki tahad ise auku minna? Mis sa teda sinna jätta? Reetur. Kui sa oma suu kinni ei hoia, siis sul pole enam elu. Kunagi. Tere lapsed! Tere! Kõik on ju hästi, kui sa sellest kellelegi ei räägi. mis film see on? See on siis selline film, nagu näha, oli seal väga palju niisugust natuke dramaatilist ja natuke niisugust nagu realistlikku ja päris elu sündmusi, mis võib nagu päriselt juhtuda. Et see film pigem räägibki siis nagu noortest lastest. kes sina selles filmis oled? Mina kehastan siis Looret ehk siis noort tüdrukut ja ma ütleks niimoodi, et ta on selline nagu filmist oli näha, et praegu võib-olla on näha, et ta mängib niisugust kurja inimest. Aga ma ütlen ausalt, et seda tuleb ise vaadata, ise aru saada, kes ma seal olen, sest isegi ma ei saa aru. Kas näitlemine filmis ja teleseriaalis erinevad ka kuidagi millegi poolest? Jaa, kindlasti erinevad. Kui me filmisime seriaali, siis oli niimoodi, et see oli palju hubasem ja palju nagu kuidagi lihtsam. Et sai alati palju rohkem uuesti teha ja kõike. Ja kindlasti, kui me filmisime filmi, siis mis oli teistsugune, oli see, et oli palju rohkem tehnikat ja palju rohkem oli nagu seda asja läbi võetud ja hästi täpselt nagu. Kui pikalt käivad ühe täispika filmi võtted? Täispika filmi võtted. Meie filmisime seda filmi umbes 2 kuud ja 2 nädalat, ehk siis peaaegu terve suve. Ma arvan, et see õige film võtabki vähemalt 2 kuud aega. Mida sulle meeldib vabal ajal teha? Mulle meeldib vabal ajal teha, ma käin trennis, ma käin 2 trennis ja mõlemad on akrobaatikaga seotud. Mulle meeldib joonistada, mulle meeldib väga fotograafia ja mulle meeldib väga tegeleda kosmeetikaga. Kus sa näed ennast 10 aasta pärast? 10 aasta pärast? 10 aasta pärast ma arvan, et ma näen ennast äkki, kuna ma ei saa olla väga vana, siis ma arvan, et ma näen ennast kindla inimesena, kes äkki juba elab omaette ja võib-olla tegeleb mõne töökohaga, mis mulle ikka väga meeldib ja olen isegi äkki vabakutseline näitleja. Mida sa soovitaksid või ütleksid noortele, kes unistavad salamisi näitlejaks saamisest? Ma ütleksin seda, et mitte kunagi ei ole sellist asja, et okei, et kui ma nüüd ei saanud, et siis ma ei saa mitte kunagi. Kindlasti proovige, et proovimine on see võti. Et tõesti, et see täiesti oleneb sinust endast ja kui väga sa tahad seda. Kui sa teed seda täissüdamest, siis see kindlasti tuleb sinu juurde mõni hetk. Suur aitäh siis tulemast ja edu ettevõtmistes! Aitäh!